Mis teeb suvekoolist suvekooli? Selles mõttes, et suvekoolist kui sellisest, ma mõtlen meie omast siin, siis ma arvan, need samad inimesed, kes selle siin teevad ja on seda pikalt teinud, teeb sellest selle ja loomulikult need noored ja eriti veel need noored, keda oled näinud, siin öeldi täna, et 7 aasta, et siis põhimõtteliselt mina olen näinud selle sama noort juba 7 aastat, nii et kui ta oli ala selline väike, siis nüüd on ta juba natukene suurem, et ma arvan, et see ongi selline südamelähedane Valgamaa inimeste suvekool, kus on näod tuttavad ja sellised mõnusad rõõmsad. Inimesed. Midagi veel? Ikkagi inimesed, saad aru, see võib olla kõik hästi toredad asjad, ilmaga veab, kohaga veab, kõigega veab, aga kui inimesed ei tule kaasa, siis ei ole mitte midagi teha. Suvi ja noored. Ma arvan, et suvekoolist teeb suvekooli kõik need noored, kes siin on. Valgamaa noored, noorsootöötajad ja kindlasti meie koostööpartnerid. Miks on vaja noortele selliseid üritusi üldse korraldada? Tegelikult ei olegi vaja noortele neid korraldada, aga Valgamaal on nii ägedad noored, nad ise tahavad neid asju. See on selline küsimus, et ma arvan, et selle oskavad kõik noored vastata, et kui noortega ei tegeleta ja neile midagi ei pakuta, siis ega noorel on igav ja kes viitsiks niisama ikka passida toas mitte midagi tehes, kui on võimalused tegelikult Valgamaal siin osaleda kas siis malevas või suvekoolides või teistes ägedates projektides. Mina pean hästi oluliseks seda, et erinevate piirkondade noored saaksid kuskil kokku ja neil oleks võimalik vahetada oma kogemusi, saada tuttavaks, teha koos erinevaid asju, sest see annab selle võimaluse, et ka edaspidi noored suhtlevad, et Otepääs noored suhtlevad Valga noortega, Tõrva noored tulevad Valka, vastupidi, Valga noored lähevad Tõrva, et see on oluline võib-olla noore seisukohalt, et ta julgeb tulla ja ta julgeb minna ja ta julgeb suhelda ja ükskõik mis seltskonnas suhelda tegelikult.